neljapäev ja vaatame, mis täna juhtus. Täna hommikul sai päästekeskus teate avariist, mis toimus Võllu teel. Avarii põhjuseks oli see, et lambi post läks pooleks ja kukkus traktori peale, väänates kabiini katuse. Traktorist viidi kiirabiga haiglasse. Ja nüüd lähme teiste uudistega edasi. President jõudis Hiiumaale. Täna jõudis president Tartusse lennukiga. Juba 5 aastat ei ole ükski president käinud Tartus lennukiga. Aga täna tehti seda, sest limusiin lakkas töötamast ja nad olid Tallinna lennujaama juures. Oleme tagasi mõne hetke pärast. Kõik vajaliku jõuludeks maa ja taeva vahel saad Prismast. Maxima kinnitab, uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere 250 grammi, vaid 1,09. Mahl Sadotšok 200 milliliitrit, vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast. Nüüd oleme uudistes tagasi. Täna toimus Vallikumäel tornaado. Praegu näeme väga suurt hallimassi Vallikumäe peal. See on tornaado. See on kõige suurem Eestis. Nagu öeldakse, Ameerikas on see EF4 tornaado, mis võib minna 180 kilomeetrit tunnis. See hävitas terve linna, aga õnneks kodanikud reageerisid kiiresti ja olid ennem linnast väljas, kui tornaado jõudis külla. Ja nüüd läheme teiste uudistega edasi. Täna toimus Valdeku kirikus tulekahju. Täna toimus suur tulekahju Valdeku kirikus. See kirik on juba seisnud 10 aastat, aga nüüd läks see põlema. Õnneks ei saanud see tuli kaugele minna, sest tuletõrjajad sõitsid kohale 5 minutiga. Nüüd lähme väiksele pausile. Eriolukord ühendab Eestit. Kaup24.ee ühendab müüjaid ja muutub interneti kaubanduskeskuseks. 100 lemmikpoega liituvad 100 veel. Püsige kodus, ostelge turvaliselt. Kaup24.ee kaubanduskeskus internetis. See on Go3 rakendus. Sinu pääsetee igavusest. Lae endale rakendus alla ja naudi filme ja sarju, ükskõik kus sa oled. Go3 parim koht meelelahutuseks. Paus tehtud, lähme uudistega edasi. Täna toimus väga huvitav sündmus. Täna sai päästekeskus teate pommi õhku laskmisest. Kahjustada sai teletorn ja paljud politseimasinad. Õnneks peeti need inimesed kinni, kes pommi paigaldasid ja viidi Pärnu kohtusse. Nende karistusaeg on 3 aastat vanglas. Ja nüüd tuleb viimane uudis. Täna kukkus alla Cessna lennuk. Täna kukkus Peipsi järve Cessna reisilennuk. Lennukis viibisid 2 pilooti ja 5 reisijat. Kõik hukkusid sündmuskohal. Praegu uuritakse, mis oli lennuki avarii põhjuseks. Tänased uudised on lõppenud. Aitäh vaatamast!